Jaa, tere! Mul on väga hea meel teie juures olla, küll kahjuks läbi interneti seekord. Siis, kui me seda kohtumist kokku leppisime, nägi maailm mitmes mõttes hoopis teistsugune välja. Aga peame siin edasi elama ja edasi toimetama. Et ütlen siis paari lausega iseenda kohta, et ma olen ajakirjanik, olen vabakutseline ja teen põhiliselt tööd väliskanalitele Eestist. Ehk et see paljuski, mida siin üle-eelmine ettekandja monitoorib, päris palju nendest asjadest mina olen siis teinud või müünud Eestist välja lugudena. Ja kui ma sellest teemast räägin, see huvitab päris palju inimesi, siis ma olen nagu nende 10 aasta jooksul põhiliselt sõnastanud selle enda jaoks, et see keskne küsimus on digiriik või piiririik. Ja need on 2 teemat, mis siin omavahel on nende aastate jooksul natukese niimoodi võistelnud ja kahtlemata täna või ka mitte alles täna, aga viimased kindlasti pool aastat on see piiririigi teema järjekordselt paraku võimust võtnud ja ongi see põhiline asi, mis siis ikkagi huvi pakub. Ja arusaamaks, et miks see nii on, ühelt poolt muidugi kõik, mis Venemaa teeb, aga me ise tihti tajume ennast siin, et me istume Tallinnas, me oleme ju siin keset Euroopat. Aga selline vaade kosmosest, vaade Brüsselist, Berliinist, Pariisist, Londonist on ikkagi see, et Tallinn on Vene piiri ääres. Et selline taju on seal ja sellepärast ka siia tullakse seda teemat käsitlema ja seda teemat uurima. Ja loomulikult, kui peale Krimmi annekteerimist tekkiski siis meediavool ennekõike Narva selle küsimusega, mida siin üle-eelmine kõneleja ka mainis, siis Narva Next. See huvi oli loomulik, sest tõesti Narva on Venemaa kõrval, Narvast näeb Venemaad, see on eksootiline, see on eriline. Ja Narva puhul ongi see, et tema selline atraktiivne pilt, tema visuaalne atraktiivsus on tema needus, sest kuskil mujal ei ole võimalik saada sellist telepilti, kus sul on nii võimsalt sümbolina need 2 suurt kindlust, see tsivilisatsioonide vastasseis ühe pildiga selge. Sul ei ole seda kuskilt mujalt võtta ja sellepärast sinna ka tullakse. Ja loomulikult, kui siis keegi toimetaja hakkab mõtlema, et Eestisse guugeldab, esimene asi, mis tuleb, on Narva ja järgmine asi on kõne mulle, ma tahan minna Narva. Ja ma tahan rääkida seal Sergei Stepanov ja Katri Raigiga, sest need on need, kelle nimesid nad juba guugeldades leiavad. Et see on nagu selline natukene selline isetäituv spiraal, mis toodab üha ja üha neid samu lugusid. Nii et see hakkas uuesti pihta kuskil oktoobrist, novembrist see huvi ja siis see on muidugi järjest kasvanud nüüd seoses sõjapuhkemisega veel eriti. Narva oligi väga suure pinge all, nii et ma olen tegelikult viimastel nädalatel jõuga sealt ka mõned väljaanded ja mõned teletiimid eemale hoidnud, et natukenegi esiteks Katri Raigile seal hingetõmbepausi pakkuda ja teiseks ka lihtsalt, et seda teemat nii palju mitte võimendada. Veidi sukse tagasivaatava pilguga, et see piiririik iseenesest ei ole asi, mis on ainult halb, aga see on asi, milles on vaja olnud leida sellist tasakaalu. Et ühelt poolt siis
teadvustada meie partneritele ja vaatajatele mujal, et tõepoolest Venemaa on ohtlik, ettearvamatu, aga teiselt poolt ka siis hoidagi täpselt seda tasakaalu, et inimesed ei hakkaks liiga palju kartma, et selle tasakaalu hoidmine ühelt poolt nende poliitiliste, julgeolekupoliitiliste sõnumite ja teiselt poolt ikkagi selle otsese huvi vahel, et mitte näida, kui mingisugune ohtlik koht maailma ääres on raske. Nüüd nendest müütidest ja eelarvamustest, et mõned on siin juba tegelikult eelmiste ettekandjate poolt läbi ka käinud ja ka selle Propastopi müütide tabelis oli sees see Tiny Former Soviet Republic. Me jälle alles tegelikult selle nädala alguses tegelesime sellega. Konkreetne näide elust, et siin oli CNN, kes tegi siis igasuguseid erinevaid lugusid nendega, kes siin kohapeal oli kõik hästi, aga suures meediamasinas nagu ikka, siis teleloo põhjal tegi väikese online teksti toimetaja Hongkongis, kes pani sinna sisse loomulikult see Tiny Former Soviet Republic ja muuhulgas läks tal siis ka segamini, kus ta rääkides sellest, et Narvas enamus inimesi on venekeelsed, ta kaotas seal ära selle Narva ja sellest muutus, et Eestis on enamus inimesi venelased. Nii et see võttis pool päeva, et seda parandada, aga see Tiny Former Soviet Republic on üks asi, mille pärast mina olen oma toimetajatega hästi erinevates organisatsioonides aastaid kakelnud ja vahest edukalt ja enamasti siiski mitte edukalt, sest täpselt seesama süsteem või seesama juhtum on, et kuskil sa selle inimesega, kellega sa otseselt tööd teed, saad selle küll kõik selgeks räägitud ja tema saab sellest aru, aga kuskil siis edasi on ikkagi keegi, kes kogemata selle sinna sisse paneb. Ja teiselt poolt on see ka mõistetav, sest et see kontekst ongi kosmos. CNN-i vaataja jaoks, kes istub kuskil, ma ei tea, Alabamas, tema jaoks see referentspunkt, et Eestit üldse kuhugi ajaloolisse konteksti või geograafilisse konteksti panna, on see. Nii et hoolimata kõigist argumentidest nad siiski jäid selle juurde, et CNN-i seisukoht on, et Eesti on osa endisest Nõukogude Liidust. Et see on üks võitlus, mida me peame siin kardetavasti veel pikalt pidama. Ja loomulikult 2014 algas see põhiteema, et hirm Venemaa ees. Iga teine päring oli see, tahan tulla tegema lugu sellest, kuidas teil on hirm Venemaa ees ja kuidas see väljendub. Ja mul oli väga hea meel praegu kuulda seda selgitust just, et meie oleme NATO. Alles jaanuari lõpus, veebruari alguses tegin ühte lugu siin, kus me olime Kaitseliiduga õppustel ja seal osalesid Prantsuse üksused, kes tegid siis selles õppuse käigus nagu mängu vastutegevust, siis ajakirjanik väga-väga hästi haritud politoloog küsib, kas need on NATO väed nende prantslaste kohta. Ja siis oli jälle see hetk, et öelda, et jah, nemad on NATO väed. Kaitseliit on ka NATO väed. Meie oleme NATO. Et see on üks asi, mida võib lihtsalt korrutada nõrkemiseni ja lõputult. Siis ja hirm Venemaa ees ongi see küsimus, et kohati läheb see nii absurdseks, et ajakirjanik küsib ka vene keelt rääkiva inimese käest Narvas, et kas te kardate Venemaad, kas teil on hirm Venemaa ees. Et sellega peame jätkuvalt tegelema, sest asjad ei ole iseenesest mõistetavad. Aga siis selle sama hirmu nii-öelda vastupidine näide või vastupidine
lugu on siis see, et kas venelased siin tunnevad ennast diskrimineerituna ja ootavad, et Putin tuleks neid päästma. Ja no mina olen tegelikult oma lugudes, kus seda narratiivi otsitakse väga tihti, siiski leidnud ja otsinud teadlikult vastukaaluks ka venekeelseid inimesi, kes ei ole, kes ei oota, et Putin neid päästma tuleks ja kes ei kaeba selle üle, et neid diskrimineeritakse. Ja kui sa suudad selle inimese nagu lähedaseks teha vaatajale, siis on see ka kordades usutavam kui keegi, kes lihtsalt ühte klišee juttu esitab. Et tihtipeale nende kaitseteemaliste lugude puhul siis näiteks keegi vene emakeelega kaitseliitlane või veel parem keegi noor ja edukas ja liberaalne ja avatud vene emakeelega inimene, kes on siis ka lisaks sellele, et ta on start-upper ja IT-ettevõtja ja lisaks sellele on ta ka suur patrioot ja kaitseliitlane ja ütleb, et kellele meeldib Putin, ma ütlen, sild on seal, goodbye. Et sellised tasakaalu otsimised on hästi tavalised. Ja siin oligi selgelt ju räägitud sellest, et miks kõik sellised äravad uudised ja kaitsetemaatika, Vene hirm, miks need meid kahjustavad, see on selge, et see annab löögi turismile. Küll eile, ma ei tea, kas Eesti meedias pandi seda tähele, aga üks mu kolleeg märkas, et Baerbock, Saksa välisminister, siis oli Riias kutsunud sakslasi üles oma kevade- ja suvepuhkusi Baltikumis veetma. Ma ei tea, kas see avaldab neile mingit mõju, aga eks kõik sellised uudised on selline iseteituv ennustus paraku. Võib-olla positiivsemate müütide poole pealt on siis selline müüt, et Eestis on tasuta internet igal pool ja see on põhiseadusega tagatud. Ma olen vahel hakanud mõtlema, et võib-olla me võiksime selle kuidagi tõesti ära teha, et mul läheb aeg-ajalt meelest ära seda oma kolleegidele meelde tuletada, et see ei ole nii ja et nad seda ei kasutaks. Aga just alles, mis see oli siis eelmine nädal? Jah, alles eelmine nädal oli jälle eetris üks värske dok, kus see väide uuesti kõlas. Võib-olla lihtsalt teeme siis selle ära, siis olekski nagu see korras, see müüt lahendatud. Et mida kõikide nende müütide ja nende problemaatiliste teemade puhul teha on, et me oleme siin enne ka räägiti väga palju, eriti Kaja Kallase, aga teiste tippkõneisikute esinemistest ka, et mul oli väga hea meel, kui ma lugesin, et tegelikult Riigikantselei on ka mõistnud seda, et oluline on kõige kõrgemal tasemel kõnetada mitte ainult teisi riigijuhte ja poliitikuid, vaid ka nende valijaid. Ja see ei ole selline elementaarne, sest need poliitiku esimene instinkt on ju alati kõnetada oma valijaid. Need ei ole need inimesed, kes vaatavad CNN-i või loevad Timesi, ei ole ju Kaja Kallase valijad. Aga see on siiski ülioluline ja mina olen nagu oma töö missiooniks teinudki selle, et inimesed, kes lugusid Eestist ja meist näevad, et nad iseennast meis ära tunneksid ja see tõlgendub siis nende poliitilistesse valikutesse. Et vahest on siin selline tunne mul, et jah, ma olen ajakirjanik, ma pean justkui otsima alati tõde ja rääkima nagu lihtsalt
see ja loomulikult pakkuma neid uudiseid, mis kõige rohkem ja kõige paremini müüvad ja müüb kriis, müüb sensatsioon, eks ole, et ongi praegu see hetk tegelikult jälle ajaloos, kus väga paljude kolleegidega just arutamegi seda, et kui on kriis, meil on palju tööd, see kriis, see on meile hea, aga tegelikult ikkagi läbi selle 10 aasta seda tööd ma iseenda jaoks nimetan seda ka enda Kaitseliiduks. Jah, ma otsin tõde, ma ei taha ilustada või esitada vale pilti, aga selle eesmärk siiski on see, et Eestil läheks paremini. Ja miks on nende poliitiliste sõnumite kõrval vaja nagu sellist inimlikku mõistmist, inimlikku lähedust vaataja jaoks? Oli üks hästi hea analüüs paar nädalat tagasi Berliner Zeitungis selle kohta, miks Saksa avalikkuses ja Saksa poliitikas on selline Vene suure hinge igatsus ja Vene, kõik see, mis on tegelikult viimastel nädalatel ainult võimendunud Saksamaa poliitilistes otsustes. Et Venemaa sellist soft powerit on tegelikult sealses meedias aastakümneid väga jõudsalt kultiveeritud just nimelt selliste tohutult ilusate loodus ja sellise sügava Vene hinge otsimise dokumentaalidega, et sul võib olla nagu kõvad uudised, mis on Venemaa kriitilised ja siis 5 minutit hiljem tuleb tunniajane dokumentaal mööda mingeid Siberi jõgesid ja kõik see on nii võimas ja kaunis ja ilus. Ja kuidagi alateadlikult see kultiveerib sellist lähedust, see meeldib ja seda sama on meil vaja. Meil on vaja nõrkemiseni tegeleda selle pehme jõuga, selle soft power'iga. Ja kuidas seda teha? Ongi tegelikult, selle jaoks seda ei olegi vaja teha nii-öelda nimme. Soft power on igas inimeses ja see on nagu ka sellise ajakirjandusliku loo põhialus, et inimene, lugeja, kuulaja, vaataja tunneks iseennast ära, tunneks mingit emotsionaalset lähedust selle inimesega, kes talle seda lugu jutustab. Ja sellepärast ongi nende Eestit puudutavate teemade juures alati kõige parem läheneda või kõige parem rääkida neid lugusid läbi konkreetsete toredate inimeste. Tihti ka võivad need olla sellised just sellised klišee vastased inimesed, et a la venekeelne IT-ettevõtja, kes on kaitseliitlane. Aga kui hakkasid need Kaitseliidu ja kaitsetemaatika lood näiteks tulema 2014 või nõudlus nende järele, ega ma ei ütle, et ma ei taha seda lugu teha, sest ma ei taha rääkida sõjast või sõjaks valmistumisest. Ja teine asi oli see, et selline riigikaitse ja Kaitseliit, see tundus alati väga selline, et kas see läheb sinna paremäärmuslikku niši kuskile, et on sellised natukese macho tüübid, siis mina otsisin nimme alati selliseid tegelasi ja teen seda edaspidi ja teen praegu ka, kes on kuidagi vastuintuitiivsed, et kes näiteks sul on siis mingi pereisa, kes teeb hommikul lastele putru ja viib lapsed rattaga lasteaeda ja siis läheb oma õppusele või on hoopis mõni naissoost kaitseliitlane, kes tavaelus on, ma ei tea, kirjandusõpetaja. Et nagu anda võimalus inimesele, kes seda lugu vaatab, iseennast selle inimese argipäevas ära tunda. Et see ei ole lihtsalt keegi, kes on kogu aeg kamuflaaž seljas ja nägu maskiga peidus kuskil metsaal roomamas. Ja üks teine valdkond siis, kus tegelikult saab lõputult teha, ongi
just sellised looduse ja etnolood nii-öelda selline tõesti soft, aga see on nagu lõputu allikas ja lõputu materjal ja selle jaoks on ka tegelikult väga palju nagu nõudlust, see on lihtsalt asi, mida on vaja kogu aeg pakkuda, et hästi tore oli see, et Soomaa entusiastidel õnnestus see Haabias UNESCO-sse saada. See on jälle, annab ühe sellise konksu, mille kaudu seda Soomaa lugu nüüd müüa, et ma just üle-eelmine nädal veetsin seal nädala jäistel vetel kanuudes ja tuleb suur ja pikk dokumentaal erinevatest teemadest Soomaal. Ja samamoodi siin Lahemaa või siis lõputult võib teha asju Seto kuningriigist, Kihnu naistest, kuigi see Kihnu teema võib-olla on natukene valus, sest sinna on nagu tekkinud mingisugune kiht müüte peale, mille murdmisega on iga kord vaja teha, et see on natukene siuke teine Is Narva Next. Aga kultuuri puhul ka ma arvan, et ei tasuks seda kuskilt otsast alahinnata. Ma olen oma selle ajakirjaniku mütsi kõrval 10 aastat laulupeo rahvusvahelist kommunikatsiooni teinud ja samamoodi kultuuri teemad Eestist välja ei voola nagu iseenesest, et see on teadlik töö, mida on tehtud, et eelmise laulupeo üks terve päev jooksis videos laivis Associated Pressi kanalitesse, aga see ei juhtu nagu iseenesest, et see huvi meie kultuuri vastu ei ole ilmtingimata selline orgaaniline ja isetekkeline või inimesed lihtsalt ei koperda selle otsa. Aga loomulikult ikkagi üks teema, mis on olnud läbivalt ja kogu aeg ongi siis see digi ja loomulikult ühelt poolt Eesti on ise väga oskuslikult neid sõnumeid sättinud ja müünud, ja see on ka siis selles mõttes vilja kandnud, et ajakirjanikud tihti küsivad, et näiteks kui tehakse mingisugust pikemat dokki, mis kajastab siis erinevaid aspekte Eesti, Läti, Leedu, siis tihtipeale Eesti puhul siis ikkagi on see ülesandepüstitus, et võiks siis mingisuguse digiasja siin rääkida. Et Läti kolleegid on öelnud, et see teie digivärk, see on kõik puhas PR. See võib nii olla, aga seda võib siiski lõputult ära kasutada ja kõik need asjad, mis meie jaoks on enesestmõistetavad, ei ole selline üldlevinud ja lai teadmine. See, et Skype tuli Eestist, seda peab iga kord uuesti üle rääkima ja iga kord inimesed teevad suured silmad ja see lihtsalt on selline mõjuv asi. Ja mina olen kasutanud ka sellist natukese tagaust digiteemasid sisse saada, et kui on nagu mingisugune põhjus Eestist rääkida mingil laiemal teemal, siis ma otsin mõne tegelase, kes näiteks ise töötab mõnes idufirmas, isegi kui see lugu ei ole konkreetselt selle idufirma tegevusest, aga ma leian mingi huvitava inimese, kes mingil muul põhjusel sobib selle loo kangelaseks, siis ma olen seda väikest tagaust kasutanud. Ja selle digi puhul, nagu kõikide muude asjade puhul, on ka kõige olulisem rääkida seda läbi ikkagi hästi konkreetsete inimeste ja konkreetsete elus inimeste lugude, et mitte lihtsalt jääda selliste pressiteadete formaati kinni või kõneisikute jutupunktide juurde, vaid üks
toredamaid saavutusi oli Associated Pressile tegime videoloo mõned aastad tagasi sellest, kuidas sünnib digitaalne kodanik, mis tähendas seda, et ma pidin 2 päeva enne salvestust käisin Pelgulinna sünnitusmajas otsimas seda beebit, kes siis sündis päev enne seda võtet ja kelle vanemad olid nõus, et tema digitaalseks kodanikuks muutumisest võib maailmale teada anda. Et selliste soft poweri teemade kaudu õnnestub kõige paremini ja kõige arusaadavamalt Eestist rääkida ja sellel on suur nõudlus, aga seda nõudlust tuleb ka toita ja mul oleks väga hea meel, kui ma ei näe teid kahjuks seal, aga kui teie valdkondades on mingisuguseid huvitavaid häid uudiseid, siis alati ootan neid, sest isegi praegu Ukraina sõja olukorras see põlvereaktsioon on see, et jah, otsime mingeid Ukrainaga seotud teemasid, kaitsega seotud teemasid, desinfo, Vene telekanalid, ma ei tea, sümbolite keelustamine, aga alati on kõikides kanalites siiski teatud küllastuvus sellistest karmidest ja kurbadest uudistest ja alati on nendes magasinides nii-öelda see viimase loo slot alles, kus võib rääkida mingisugusest ajatust, toredast, leebest, inimlikust, meeldivast asjast. A la, ma ei tea, Tallinna Raeapteek 600 või Tallinnas leitud uus koge. Et kindlasti on selliseid pisikesi softe lugusid, mida saab kuhugi täiteks ja selliseks kohta panna, kus siiski elu läheb edasi. Et nii, see oleks, ma arvan, praegu siis mul jutu poolest kõik, kui teil on küsimusi, hea meelega vastan. Siin ma loodan, et sa ikka näed meid ja kuuled. Nüüd näen. Jaa, aitäh. Hästi toredad mõtted. Ma tahtsin siit lihtsalt jutujärje võtta üles, kui sa ütlesid see Narva is next, et ma tegelikult unustasin mainida veel ühe nagu hea mõtte, et seda Narva is next või Estonia is next keerata nagu üle võlli ja keerata seda positiivsesse. Ehk siis, et me nagu teadlikult võtame selle sama lause ja keerame selle nagu positiivseks, et Estonia is next in innovation, mis iganes, Narva is next in music capital, ühesõnaga, et me keerame selle nagu teistpidi ja siis tegelikult saame oma positiivse sõnumiga liikuma. Ja Narva is next tegelikult ju töötaski. Ma võin selle kultuuripealinna slogani kopi au oma peale võtta ja see tegelikult toimis ka nende lugudena, et see isegi veel kuni eelmise kevadeni ausalt öeldes. Eelmine kevad oli 30. aprill tegi Jaak Sooäär seal ühe džässi kontserti üle jõe tornist torni. Ja see oli veel, see oli tookord ikkagi selline hästi positiivse laenguga ja ilus lugu, et see oli jah, teine aeg, aga ka see, et sul oli nagu positiivne uudis sellest piirilinnast ja see lendas täpselt samamoodi. See oli Washington Postis, New York Timesis, kõigis AP kanali nendes väljaannetes, samamoodi videos. Täna ma ei tea muidugi, kui hästi see õnnestub, et enne 9. maid on Narvas muidugi siin pingutatakse selle nimel, et oleks sealt häid uudiseid teha ja mul on sinna minek ühe suure Saksa kanaliga, et püüame leida seda head tasakaalu.
Ja Liina-Maria turismist see üks hea näide Narva puhul on see, et Tallinn Music Week kolib 2 päevaks Narva mai alguses, et näidatagi, et elu jätkub normaalselt. Muusikafestival toimub Narvas, et see on kindlasti asi, mida me saame omalt poolt ka hästi palju levitada. Ja mida me omalt poolt nagunii tahame teha ongi, et tuua hästi palju siia pressireise, et nad tulevad siia kohale, nad võtavad selle positiivse kaasa ja levitavad siis nii palju kui võimalik, et turismi poole pealt me anname siin hästi palju hoogu. Aga lihtsalt jah, mis võib olla, et see, kas Narva is next, no miks mitte, et Narva is next destination või annab juba teha täiesti kampaania. Ja et isegi, et Narvas on ju tore ka näiteks turismitoode, mis Narvast, Narva Jõesuu viib jõetramm, mis on, oli muidu lihtsalt tore niimoodi Euroopa Liidu piiri peal sõita. Nüüd on juba siuke tore ekstreemturism, mida pakkuda. Et miks mitte siis vinti juba üle tõmmata. Ja mis me ise ka omalt poolt, et seda, et ei tajuta seda, et Eesti on NATO-s või et näiteks rootslased, mida meie kõige rohkem ehmatas ja üllatas meid oli see, kuidas rootslased ehmatasid ära, kui see lahvatas. Et Eestisse nemad enam kunagi ei tule. Et siis pööritasime kõik silmi, et te olete ka ju naabrid ja nii. Ja siis mõtlesime küll, et kas teeme sinna kampaania, et tule puhka NATO kaitsvetiiva all. Aga rootslase tundlikkuse koha pealt ei läinud seda võib-olla torkima. Aga mine see tea, et kus ta annab seda vinti üle tõmmata nii, et laibad järgi ei jää või see ei ole võib-olla hea võrdlus. Aga et lihtsalt, et tõmbame siis vindi üle, et elu on nii normaalne, et me võimegi teha siukest piiripealset nalja. Nii, kas kellelgi on veel midagi kommenteerida, küsida? Lihtsalt, et öelda räägime nagu ülevindi naljadest. See on hästi tundlik on kogu see teema. Ma mõtlesin ise nagu, et oma tuttavate ringkonnaga nagu arutasime seda, et see Z-täht, eks ju. See nagu Zelenski. Zelenski. Täiesti vabalt oleks võinud näiteks kogu maailm nagu võtta seda, et Venemaa toetab Zelenskit, eks ju. Et mis me nüüd keelustame seda Z-tähte, eks ju. Z ja V, eks ju, Volodõmõr, V nagu Volodõmõr, Z nagu Zelenski, Vostok Zapad. Et igat pidi oleks saanud nagu tegelikult, eks ju, teha, aga see on ühesõnaga see semiootiline nagu sfäär, see on tohutult tundlik ja hästi ühesõnaga loodetavasti on see nagu õppetund tulevikku. Aga Maris, minul on üks selline küsimus sulle, et sa rääkisid soft power'ist ja väga hästi rääkisid, et kui mina vaatan nagu hariduse poole pealt, mis oleks sinu soovitused näiteks täna, et kas sa paneksid riiklikusse õppekavasse midagi sisse, mida võiks tegelikult õpetada nii Eesti koolides, Vene koolides, nii põhikooli astmes, nii gümnaasiumi astmes, nii Tallinnas kui Ida-Virumaal. Mis sa arvad? See läheb nüüd minu kompetentsist siin mööda, kuigi iga eestlane on ju viroloog ja politoloog ja ka haridusteadlane. Ma olen väga hea meelega alati neid haridusinnovatsiooni lugusid teinud, et see oli teema, mis siin selle koroona esimesel aastal jube hästi lendas, kuigi mitte kõik koolid just ei tulnud sellega suurepäraselt toime, aga oli siiski õnneks väga palju neid, kes tulid väga hästi toime. Mis ma paneks juurde riikliku õppekavasse? Ma arvan, ma juurde ei paneks vist mitte midagi, sest et see häda on ju kogu aeg see, et selles, et õppekavas on kõik liiga palju, aga rohkem annaks vabadust pigem. Nii. Aga nüüd siit ongi hea lõpetada. Aitäh sulle, Maris. Tervist. Sa näed väga hea välja. Ja loodan, et me näeme siis varsti peagi füüsiliselt.